Ja mõningaid asju saab uuesti rääkida. Väga tahked võid, hammustame purihambaga. Ja see, et see tegelikult vaata, kui me vaatame Jumala sõna, siis Jumala sõnas on väga selgelt vaata kirjutatud, et Johannes oli lamp. Ja meile tegelikult öeldakse, et saage lambiks. Meile öeldakse, et Johannes oli lamp ja te tahtsite ilutseda seal lambi valguses. Ja kui evangeeliumit lugeda, siis kui tema lamp oli, siis ta oli kõrbes. Ta ei läinud kuskil tänavate peale lõugame, aga seal on kirjutatud, et terve Jeruusalemm läks kõrbse tema juurde. Et tegelikult, kui sa lamp oled, siis inimesed lähevad lambi juurde. Nad lähevad sinna, kas siis ilutsema, mõned ilutsesid seal, aga lambi juures võib saada ka puhtaks. Minul näiteks oli niimoodi, ma olen siin korduvalt rääkinud Evalt Timmasest. Ta oli lamp, tema juures olekul hakkasid mul pisarad jooksma patu pärast. Võt, sellest meil lambi juures kuum hakkas, mitte see, et igi tilkus, ei, et liiga kuum oli. Ei, patu pärast hakkasid tulema pisarad ja tegelikult ongi niimoodi, et kui me ise saame valgevaks, siis muutub ka ümbrus. Tegelikult peame kogu oma, Paulus ütleb samamoodi, et jookske nii, et teie pääsete. Me tuleks seal kirjas, et jookske nii, et Andres pääseb. No, mida sa seal jooksed? Et meil on vaja joosta nii, et meie pääseksime. Et põhimõtteliselt võid olla niimoodi, kui sa siin teiste eest jooksed, siis pärast jäädki seal värava taha ja kuule, ma ju jooksin seal, keskus seal joosta seal. Teine inimene, kelle eest sa seal jooksid, sai sisse, aga sina jäid seal värava taha jooksukingad jalas. Et meil on vaja enda eest vaadata. Jumala sõnad järjest loed ja pese mind, puhasta mind, pese mind, ise ennast. Ja kui Jumala vaim, sa ei saa ennast määratleda niimoodi, et sul on mingisugune Hiinast tellitud aparaat, et vaatad, kui valge sa oled, on ju, prossa, juba olen. Et seda sa ei määra endale seda, kui suur Jeesus su sees on ja kui palju püha vaim on. Seda sa saad pärast... Erkil on väga ränk pilt, tuvastas enda seest teemoni, et kui seal näitab praegu. Et selles mõttes on see, et kui mida järjest Jumalale juurde järjest lähed, siis see pärast paistab sul ümbruskonnas välja. Oled lamp ja ainus lamp, millest Jeesus saab, te olete nagu lambid, te ei panda vaka alla ja ennem kui sa lamp oled, siis sa pead lugema, et Risti Johannes, kuidas ta lambiks sai. Ta sai lambiks sellepärast, et Jumala sõna sai ta kätte. See on kirjutatud, muud moodi sa lambiks saa. Jumala sõna sai ta kätte kõrbes. Nii, ei olnud aljas ala peal kuskil. Tal oli kaamel ja karbad, värgid, särgid ja isegi krõbistas seal rohutirtsu, niimoodi öeldakse. Ja ta sai kõrbes kätte. Kõrbe olukord on need, kus sind muudetakse. August tulevad inimesed välja. Igasugustest olukordadest lähed läbi ja sealt sa kisendad ja hüüad issanda poole Jeesus ja siis tõmbab välja. Ja siin naisega pärast ennem rääkisime ka, et tänapäeval on kuidagi risti vastupidi, et kui keegi et öeldakse vaata, et ta võttis Jeesuse vastu südamesse, tema võttis vastu. Tegelikult see on nii narr lugu, et kuidas sina midagi vastu seal võtad. Et see paneb ju kõik, et sina oled nii kaua mees, et sina võtad seal Jeesuse vastu. Tegelikult on ikkagi niimoodi, et sina hüüdsid oma kitsikuses ja Jumal vaatas käe. Tegelikult on see hoopis vastupidi, aga sa võid lihtsalt jääda sellele, näed, võttis Jeesuse vastu ja jah, olgu hea, plaks. Aga sa näed, et see on moonutatud jutt. Tegelikult on nii, et sa olid ülini kitsikuses ja sa kisendasid täiesti kõrist, et Jeesus ja siis ta ulatas sulle käe ja tõmbas sind porisest välja. Sellised inimesed on ka jäänud Jeesuse külge. Need inimesed jäävad ka, kes on tulnud sealt paksust porist, patu seest tulnud. Aga need, kes ütlevad, ma võtsin vastu, ma läksin sinna, tegin palbe ära, mina võtsin, mida sa veel tegid? Ma võtsin vastu, kõik on mina. Jeesus koputas, ma veel lootsin. Siis tegin ukse lahti, lasin ta isikusse.
On ju kuidagi ülbe, et kui natuke vaatad, tegelikult on ikkagi, minul oli küll niimoodi, mina ütlesin, issand, kui sa mind tahad, ma olin kindel, et ei tahagi mind, minusugust ei taha mitte keegi. Aga need tahtis sükest täielikult metsas, üleni ropusuuga, täielik patune, üleni patune joodik. Tahtis. Jeesus tahtis joodikut. Ja mis ta tegi minust? Mitte joodiku. Halleluuja. Ja veel pastoriga veel peal seal. Ja see on tema töö, see on tema, mis tema tegi. Et see hoiak on selline ja siis, kui sa tegelikult tuled nagu sealt, tuled mitte manipuleerimise kaudu, ma nimetan seda manipuleerimiseks, kui sa lähed kellegi räägid ära. Jeesus on ja võtab vastu, ma olen niimoodi teinud ise. Ei jääda mitte kuskil Jeesusesse, võta vastu, mis sa jamad, raputad praktiliselt juba, et ole nüüd mõistlik. Ei, tegelikult ta peab olema täitsa kitsikuses ja kui ta täitsa kitsikuses on, siis ta tuleb Jeesuse juurde ja siis ta ütleb, et mul ei ole kuskil minna, mul ainult üks uks siin praegu ees on Jeesus, et kuule, kas sa tahad. Ja hoopis teine tera tuleb, kui sa niimoodi lähed Jumala juurde. Ei ole vaja meil manipuleerida kellelegi ajada Jeesust nagu sundida pähe. See on ka üks võib-olla käsumeelsuse asi, vaata. Kui palveränduri teekonnast me teeme ka väga hästi, vaata, käsumeelsuse mäge on. Me oleme korduvalt vaadanud, mis seal oli. Üks silt jäi vahele, davai edasi, teine silt jäi vahele. Et see niimoodi me ei saa, et tegelikult peame me saama, mida rohkem sa Jeesusele ligi saad, seda rohkem, see ei saa ju jääda mingisuguseks LED-lambiks, kui sa järjest käid paastumas või lähed järjest Jeesuse ligi. See küll sul see hakkab valgust sinust paisma. Ja siis teised näevad. Ja siis on äratused, mis on, kui me loeme äratuste raamatudest, kuidas need pihta on hakanud. Mingi mees on kuskil saalis lihtsalt, keegi teagi, kõik uluvad. See pärast talle hiljem tuli, kuule selle kaudu vist midagi tuli. Et kuskil saalis on keegi, kas või Wesley või äratused. Et mäletan, et ühte äratust ma seal lugesin, oli üks püha vaim ütles, et sa ei lähe seal mitte midagi, istud seal saalis, siis 3. reas ja oled vait, püha vaim, kes seal vait olema. Kõik on uluvad ja nutavad seal, keegi teadugi mille pärast, aga mees oli seal, kes oli säras ja Jumal pani talle veel korralikult veel alandlikkuse 6 ka peale, et see sära nii nagu rängalt ei lähe. Keegi saanud arugi, aga saal nutis. Mida nutis? Et auto kaotas või midagi või? Ei, patu pärast nutis. Alati tuleb patu pärast nutt ja hala. Need on äratused. Kui inimene hakkab ütlema, ma olen patune. Esimene asi, kui Jeesus tuleb, ma olen patune. Peetrus seal kalastamas, vaata. Eringalaeva kapten, kes oli seal. Ja tuli seal, Jeesus tuli tema juurde, ära tule mu juurde, ma olen patune. Esimene asi, kui sa pühadusega kokku saad, siis sa tunned ennast patusena. Ja muidugi sa ei jää patuseks, seepärast, et sa paned põlved maha ja ütled, issand, võta mul patt ära. Ja kahetsed, kogu see evangeelium on tegelikult niimoodi. Tuvastad enda sees mingi patu, paned põlved maha, risti alla maha ja täidetakse püha vaimuga. Kõik asi käib tegelikult siia. Risti alla ja mitte mingit raskust ei ole, et kätega võõrus ja asju teha, et mingi jooksu ümber maja või midagi. Mitte midagi sul vaja teha ei ole. Sul on vaja lihtsalt, mis asi peab. Oma mina oli üks korralik kiredes anda. Sest oma mina on nii suur, mina ei lähe siia risti alla, mul põlved valusad. Ma olen küllalt kuulnud, põlved valusad. Ja. Inimesed ütlevad, et põlved on valusad. Järgmine kuuled, et põlvili oli kuskil garaasis või kuskil või ma ei tea, kus klaas oli põlvil. Aga risti alla ei saanud põlvili tulla. Mis see on? Ülbus, uhkus. Saab küll. Et tegelikult on palveta, põlvita ja saa. Et meiega tegelikult tegeletakse ja tänu Jumalat meiega tegeletakse. Hoiame siis veeklaasi ja vaatame ise ennast ja küll siis inimesed muutuvad ka ümber meie, kui Jumal meid valgemaks teeb. Järjest valme, see on ka protsess. See on protsess ja enda mina on vaja meil nagu nii ristile viia, seal peab ristile, ta peab surema seal, et see oma tahe, siin me kogu aeg, kui me palvetame, ütleme ka, et me paneme oma tahe maha,
See oma tahe on kõige hullem asi. Mida sa siin tahad? Mitte midagi taha. Jeesus pead tahtma. Et see oma tahe on, see nagu raiud oma tahte peale, et see peab nii olema. Sa võid ennast avastada, kui sa eriti oma tahet nagu kehtestad kuskil, siis hästi rahulikult kehtestada, siis vaata, sa jääd ise endale ka vahele, et sa oled kuidagi kehtestamas oma tahet. Siis on paras aeg maha panna see. Et sellised asjad, jah. Et mõtted on head, jah. Aga issand on meil elde ja tema teab meie nõtrusi ja tema teab üldse meie südant, mis meie südames toimub. Tema ju teab. Me ei tea ise ka. Ma lähen ju küsin Jumala käest, sina tegid mind, mina ei tea. ma lähen issand ette ja küsin, et kuule, mul on siin praegu sellised asjad. Kohe tuleb asi, automees on ja garaažimees on ja põhimõtteliselt, kui sul on mingisugune auto, näiteks mingi Peugeot või mingi auto on, siis sa ei lähe sellega BMW esindusse, ja sa lähed sinna Peugeot sinna esindusse, ütled, kuule, mul on mingi viga, ja sa lähed sinna. Ja meid on tehtud, Jumal on meil teinud, kuhu me lähme? Me läheme tootja ja edasi müüja juurde. Tema on meid tootnud, tema on meid kuulnud lapse üsast, kus me ei tea, mis meil südame olukorrad on. Kindla peale, kui sa küsid, issand, uuri läbi mu süda. Ta näitab sulle unenäost kohe, et kas tõesti ma olen nii või kohe. Ja siis võib-olla hakkad isegi kõnnustama. Kuule, ei olegi tegelikult ja siis tuleb vaatad, mingi mäss toimub sees. Aga Jumal ütleb, on küll, vaata, näed. Issand, näite ka näpuga. Ta surub su näpu sinna, on jah, tead. Ja siis tuleb Kristi alla maha panna. Et siin mitte midagi lihtsalt ei on. See väga hea palve, mis tegelikult on. Uuri läbi mu süda. Ja vaata, kas ma olen valuteel. Sa võid valuteel olla. Väga paljud inimesed on niimoodi, kes arvavad, et mina kindlasti pärin. Kui nüüd täna Jeesus tuleb, tead, kui palju on enam miljoneid. Mina lähen ülesse. Mina lähen ülesse. Tead, sa jääd maha. Siis, kui sa juba niimoodi mõtled, oled sa juba nii kõrg ja seal sa maha jääd. Sa lähed teise satsiga ja ka siis juba võiksid vere valamised ja asjad. Et pead maha ja asjad. Aga muidu on tegelikult pühade järgi tuleb esimene sats, kes üles läheb. Need on need, kes on enda vana elu risti peale ära surma lasknud lüüa ja koos Jeesusega läinud ristile ja seal surnud. Et enam ei enam see vana loomus ja kogu oma asjadega. Ja siis nad ei ole sellised, mina lähen minema, vaid on sellised, issand, arva mind väärt. Hoopis teine asi on, issand, arva mind väärt põgenema selle tulevase viha eest. Arva mind väärt, ma kuidagi oleks seal selles nimekirjas, selle esimese nimekirjas. Mina palun ka niimoodi, issand, ei tahaks siia jääda. Ilmutusraamatut loed, siis on metsik, et arva mind väärt. Palun arva mind väärt, et ma oleks seal ikkagi kirjas esimese satsiga saaks minema. Seepärast, et see on jubedus, mis siia maha jääb. Ja kui te vaatate ilmutusraamatut, siis näete, milline kogus see maha jääb. See on metsik kogus. Seal on niimoodi kirjutatud, et seda rahvast, mis seal, kus nad on ja kus nad tulevad, need on need, kes tulevad suurest viletsusest ja nad on pestnud oma rüüd. Mis see tähendab? Nad siis ei pestnud rüüsi. Ma olen juba õige, ma olen juba valmis, mis asja sa minu pattu siin tead, näed, ja nad on valmis. Ja nad jäid maha, aga siis nad olid pesema, hakanud oma riideid pesema ja siis öeldi, kus nad tulevad. Ja seal ütles, et see rahvamass oli niivõrd suur, et seda ei olnud võimalik lugeda. Seepärast, et seal oli kõiki ja ostetud paganatest, igalt poolt üle ilma maa ostetud selle anniks seal issandale, sest nad on oma rüüd pestnud. Ja siis praegu, kui seda ilmutusraamatut loed, siis esimene sats ära läheb, siis hakatakse pesema, siis minnakse alles pesumajja. Et päris karm on. Minust praegu tuleks pesta. Praegu tuleks võtta Jeesuse veri, hakata nühkima. Et pärast on nühivad ka päris korraliku koguse. Siis nad vaatavad, mingid vennad läksid minema. Siis sa tead seda, et järgmine on 666 number ja siin tuleb ja siis peab valmistama oma pea juba pakule. Seda keegi ei taha rääkida, aga see on ju piibel. Seal teine sats on pea maha löömistega. See ei ole mingisugune karm. Kui sa Jeesust armastad, siis sa ütled, selge, hops, pea läheb ja kohe automaatselt oled Jeesusega käsi vangus. Aga las issand arvab ikka väärt, et arvaks väärt, et me esimese satsiga minema saad. Praegu on võimalus enda meelt parandada igast olukorrast, mis Jumal näitab. Ja et igamse kibeduse juured, kõige hullemad ongi kibeduse juured.
andestamatused, kibeduse juured, kõige hullemad asjad, mis üldse olla saab. Mul oli endal andestamatusega, ma tean, et see on väga metsik asi. Mul oli oma tädiga andestamatus sees ja mulle püha vaim näitas. Andestamatus on selline asi, kui sa kellegi andestamatusega nagu ei ole andestanud. Siis lähete mõlemad põrgusse ja istute mõlemad ühes kambris. Ühes kambris istute seal igavest ajast igavesti ja andestate seal edasi. Aga sealt välja enam ei saa. Ma olin ketiga kinni, suure ketiga olin oma tädi küljes kinni. Ja ütles, et see, kui mina lähen, kui teie ei anna andeks, ei anna ka taeva isa andeks. Ise põrgu teel olin kristlane, kõik usklik. Ise põrgu teel ja veel tirisin veel ühte samasse kambrisse omal tädiga sisse. Ja ma ütlesin, ei, seda ma ei taha. Ja läksin kohe asja korda ajama. Ja ajasin asjad korda seal ja ma ei ütlen niimoodi, ma andestan sulle. Ei, ma niimoodi ütlen. Ma läksin, palun andeks. Ise läksin paluma andeks. Vaata, kui sa ma andestan sulle, vaata, kui sülbus on. Tegelikult oled sa teile need nii, et seda nägu, et tegelikult oled sina süüdi. Esmalt andestasin talle, palusin andeks, et ma olen sulle seda teinud suuga seal, sajatanud seal. Ja siis ütles, et pojakene andestatud, kõik halleluuja. Ja siis mõtlesin, nüüd ma annan sulle ka andeks. Ja nii kui ma andeks andsin, vaimses maailmas laraki käis, kett pooleks, halleluuja. Mul oli nii hea meel, enam ei pea ühes kambris olema. Et põhimõtteliselt need andestamatuse asjad on kiiresti vaja ära, kellel on kristlane andestamatus on sees, siis arvestada sellega, sa ei ole kuskil taevariigi teel. Põrgu teel oled ilusti rahulikult. Ainult 6 märk veel puudub otsa eest. Andestage kiiresti ära. Kui keegi ütleb, et ei, Jeesus saab minust aru. Ei, seal on selgelt öeldud. Kui teie ei anna andeks, ei annaks. Pärast selle meie ei saa palve kohe edasi loed seal. Aga andestage üksteisele, kui teie ei anna andeks, ei anna taevane isa teile andeks. Teie eksimusi. Põhimõtteliselt mitte ühtegi eksimust tule andeks ei anta. Sellega peab kõige tegelema. Andestamatus on kibeduse juurest. Alguses öeldakse üks sõna. Oi, kuidas ta mulle ütles. Ja juur saab kasvama ja juba lähebki suur vohav juba asi. Siis sa hakkad kastma seda kibeduse juurt. Siis sa kastad täiega seda. Siis sa räägid teisele, räägid kolmandale, vaata, mis ta ütles, teine, oi, ütles, jah, kastab jälle vett, pärast on igavene suur puu, kibeduse puur, metsikud viljad on seal otsas. Sellepärast ütlebki piibel, et vaadake, et kibe juur üles kasvad ja paljud hakkavad rüvetuma. See rüvetus, siis räägib kolmandal, siis läheb neljandal. See on nagu sulepadi, mis lükatakse laiali igal pool. Tegelikult on vaadata, et kui asi läheb juba kibedaks, siis põlved maha issad, nagu ma Rii Schaubersis lugesin. Asjad lõpevad niimoodi, põlved maha, alistad jumalale. Paned kuskil, muidugi raske on, lased kellelgi käsi hoida. 2 tundi ta hoiad käsi üleval. Põlvili, alistad jumalale. Ja ma ütlen, kui sa 2 tundi jõud üleval hoida, siis sa oled selle olukorra õhtuks võitnud. Seepärast, et kurat põgeneb. Kui sina alistad jumalale, siis kurat põgeneb. Sa ta ei aluta minema. Ta põgeneb. Käed tuleb üleval hoida. Siis aabrestel oli 3 tundi kästi hoida. Tal oli õgarluse vaim. Tahtis süüa hästi palju. Ja ütles, et ei, see on kuri vaim seal. Ja öeldi 3 tundi käed üleval. Ma kujutan ette verist seal 3 tundi üleval ja oligi 3 tundi täis oli õgarluse lain põgenes minema. Alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile. See asi ei ole üldse jälle mingi keeruline. Jälle ei pea kätte kõverdusi tegema, jälle ei pea jookspringi. Lihtsalt alistad Jumalale, seisad vastu kuradile. Ja ta põgeneb teie juurest. Nii. Aga äkki annad tunnistused ja üldse, kes tahab mingit tunnistusi, mikrofon vaba.